Ma ei tea ühtegi teist aednikku, kes tooks endale metsvaarika vabatahtlikult aeda. Aga võib-olla ma olengi esimene. Ja see võib minna kahte moodi, et see võib olla täielik ebaõnnestumine, aga see võib hoopis minna ka nii, et ma saan otse terrassi pealt süüa maitsvaid metsvaarikaid, sest ikkagi minu meelest kõige maitsvam vaarikas on metsvaarikas. No tere taas tulemast Hortonomi aiapäeviku lehele. Ringiga tagasi ma olen jõudnud siia väiksele 9 ruutmeetrile, kuhu ma siis plaanin järk-jälgult rajada sellist permakultuurist inspireeritud väikest pisikest toidusalu. Eelmine aasta siis eemaldasime siit roosid, et esialgne plaan oli mul siin terrassi kõrval imetleda ühte väikest rosaariumi, aga siis ma sain aru, et see pole üldse minu teema ja see ei ole see, mida ma siin näha tahan. Siis korraks võtsime üles ka kõik need taluaia tulbid, siis nad suvitasid kuuri all ja sügisel panime osad siia juba tagasi. Nüüd aprilli lõpus nad juba sätivad ennast uuesti õitsema ja nemad jäävadki siia tegelikult nüüd jälle mitmeks aastaks maha, kuna need on sellised sordid, kes seda hästi taluvad. Ja muidugi siia keskele sai ära istutatud siis keskmise kasvutugevusega alusel pirnipuu, kellest siis saab selline keskne puu kogu selles minisalu variandis. Ja selle kõige nagu lõppeesmärk ongi siis see, et ta pakub minule privaatsust minu terrassi peale, aga samas on ta ka siis sellist linna elurikkust ja mitmekesisust toetav. Ja mulle hirmsasti meeldib jälgida kõiki neid kimalasi ja muid väikseid elukaid, kes siis meie aias käivad. Ja siis muidugi üks plaan oli see vaarikas siia panna. Ma tahtsin tegelikult teha seda juba sügisel, aga ma ei jõudnud, maakülmus enne ära. Aga selle poolest oli mul hoopis tore, mul oli terve talv aega mõelda, mis vaarikat ma siis siia panna tahan. Ja ma käisin päris paljude puukoolide kodulehtedel ja lugesin neid sordikirjeldusi ja vaatasin neid pilte ja kõik oli nagu väga ilus, aga see ei olnud ikkagi nagu päris see. Ja siis ma ikkagi mõtlesin välja, et tegelikult ma tahaks siia hirmsasti metsvaarikat panna. Ja ega see nüüd mingisugune hea nõuanne ei ole kellelegi, et too endale metsvaarikas aeda. Mitte keegi kunagi ükski aednik sellist asja ei luba, et pigem on see, et kui te näiteks endale, ma ei tea, mulda tellite midagi, siis te saate kogemata selle metsvaarika risoomi ja kui see ei ole teie soov, siis ma soovin teile jõudu tööle, sest kui ta on ikkagi invasiivne, siis temast on päris raske lahti saada. Aga kuna see väike 9 ruutmeetrit siin on piiritletud vundamendiga, siis reaalselt füüsiliselt ei ole sellel metsvaarikal võimalik mitte kuskile siit minna. Nii et proovime selle asja ära. Ühesõnaga, käisin maal ja sealt krundipiirilt siis oli mul võimalik neid ka vabalt välja kaevata ja sealt ma siis võtsin kuskil 10 tükki. Aga kuna toopäev ka oli nii soe juba, siis need pungad olid kõik puhkenud ja nüüd muidugi paar päeva nad on siin kotis olnud, ma olen neid juuri käinud kasmas, nad on täiesti lahti, nii et täna on see päev, kui nad saavad ka mulda. Ja nagu ikka paljude tööde puhul on niimoodi, et 90% on ettevalmistus ja siis 10% on see reaalne tegevus. Nii et ma tõin siia valmis endale juba vee ja vanad käärid, mida ma raatsin mullaseks teha. Tõin komposti juurde ja siin on natuke multsi, mis on talvistest küttepuudest jäänud, nii et kui ma ära istutuse teen, siis ma kindlasti ka multsin kohe ära, sest ma ei taha, et mingisugused seemneumbrood hakkaksid siin elama ja vesiein juba kasutab võimalust, tema esimesena on juba idanenud ja kasvama hakanud. Ja kui te vaatate neid teisi videoid ka, mis selle permakultuuri inspireerituse juurde lähevad, siis seda mulda, mis on siin hästi savine ja reaalselt suvel olid mul siin kuivaga sellised savikamakad, siis siia sai nüüd juurde toodud hobusesõnnikut, munakoori ja komposti, et siis seda mulda ka parandada ja teha sobilikumaks nendele kultuurtaimedele. Ja tegelikult siin on vihmaossid, vaatab mulle siit otsa, siin on kõvasti tööd tehtud ja see tegelikult oli ka viimane kord, kui mul üldse oli plaanis seda kaevata. Nüüd ma muidugi istutamisega natuke kaevan, aga põhimõtteliselt me hakkame siia kohe kihte juurde panema, et me enam seda läbi ei kaeva ja selle kaevamise töö siis edaspidi usaldame vihmaossidele. Et siin see on siis üks asi ka, mis on sellest permakultuurist nagu kaasa võetud, et ei kaeva. Aga
aga umbrohud on üks asi, millega ma ei suuda rahu teha nii et sellega ma ikkagi kavatsen mulčimise abil võidelda ja mõned julgemad siis ikkagi rohin välja. Nii aga ettevalmistusest, et kuna need ütleme, et siis istikud on metsaservast välja kaevatud, siis nüüd kõige ajamahukam asi, mida ma teen, on see, et ma vaatan need juured üle ja puhastan nad ära umbrohtudest, sellepärast et ma mälu järgi tean, et seal samas kasvas väga hästi selline elukas nagu kassitapp. Temal on selline hästi äratuntav erkvalgerisoom. Nii et ma tegelikult ei saa neid mättaga ümber istutada, ma pean väga põhjalikult kõik need rõhtjuured üle kontrollima, et need ikkagi kuuluvad vaarikale. Ja siin oli ka naati ja nõgest ja selliseid asju. Mina ei soovi neid oma aeda juurde, rääkigu, mis nad tahavad, nende kasulikkusest ja nii edasi. Nende kasvatamise jaoks on mul üks teine koht. Ja siis ma muidugi vaatan ka, et kui ma väljakaevamisel olen seda rõhtjuurt kuidagi väga halvasti vigastanud, siis ma lõikan ta tagasi. Ja see ongi tegelikult ettevalmistuse juures ka kõige ajamahukam töö. Nii et põhimõtteliselt ma tegelen siin siis natukene aega nüüd rohimisega. Nii ja natukene aega nokkimist, siis ma korjasin need kõik võimalikud umbrohu juured vaariga juurte kõmbert ära ja leidsin ka oraseina siis lisaks nendele eelnimetatud juurumbrohtudele, keda ma kindlasti siin tulevikus näha ei taha. Ja selle koti ma jätan päikse kätte piinlema, sest ma tavaliselt paneks kohe umbrohu juured oma komposterisse, aga mul selle kevadine aun ei ole veel käima läinud, nii et ma ei hakka seda riski võtma, nii et ma lasen neil lihtsalt päikse käes ära kuivada. See siis sellega. Siin ämbri põhjas on siis vesi, et nad ära ei kuivaks, et mõned narmasjuured olid ka ära kuivanud, siis ma lõikasin need lihtsalt tagasi. Ja sellel istikul on hästi näha ka need noored asendusoksad, mis siis hakkavad tulema. Ja metsvaarikas siis ühel aastal kasvatab oksa ja teisel aastal siis annab saagi. Ja lõikasin tagasi ka eelmise aasta oksad siis, et neid ei ole siia vaja. Aga ma arvan, et ma olen päris hästi toiminud. Ja ma tõesti südamest loodan, et ma sain need ilusti puhtaks, aga väljakäevamisel ma olen saanud ikka väga ilusad istikud, nii et praegu ma olen endaga rahul. Ja nüüd tuleb selle töö meeldiv osa, kui kõik ettevalmistused on tehtud. Need 10 taime ma siis, praegu on vari ka siin peal, praegu on seda paljasjuurset istikutega hästi teha. Et 10 taime ma lihtsalt siis jaotan siia ära kuidagi mingisuguse vahemaaga. Selliselt, nagu ma ette kujutan, kuidas nad siin kasvada võiksid. Ja kui ma olen selle jaotus ära teinud, siis ma saan hakata istutama. Nii. Ja ma arvan, et ma jaotasin nad ära umbes sellise istutuskaugusega, nagu mulle meeldib. Et võib-olla ei ole hästi filmist näha, aga see on kuskil selline 30-40 sentimeetrit vahet. Ja muud ei olegi midagi, kui nüüd istutama, et siia on varasemalt mul pandud igasugust orgaanikat juba juurde ja ei ole vaja nagu üle ka pingutada, eks ole. Siis peab praegu lihtsalt vaatama, et istutussügavus oleks sama, nagu ta enne kasvas. Et ei ole mõtet teda istutada sügavamale ja kõrgemale. Ja siin ma ühe tegelase praegu õnneks ma ei löönud teda labidaga pooleks. Aga ta on natuke häiritud. Mängib surnud praegu. Tema on siis see põhitõeline siin. Et ei taha tema eest au kuidagi endale võtta. Nii. Ja nagu ma just mõtlesin öelda, et peab vaatama seda istutussügavust, et kindlasti mitte istutada kõrgemale ega ka sügavamale. Ja praegu istutusauku ma mitte midagi juurde ei pane, sellepärast, et eelmine aasta sai siia juba pandud ja ei ole vaja üle pingutada. Ja siis lihtsalt teise käega. Siin on rohkem usse. Andestust. Tohigi siin väga kaevata enam. Teise käega siis lihtsalt panen siia juurde. Hoian käega varrest kinni hästi õrnalt jalaga. Mitte kogu keharaskusega jalaga natuke vajutan kinni. Ja vaatan, kuidas need selle aasta klaasikild, selle paneme kõrvale. Vaatame, kuidas selle aasta need uued asendusoksad ka siit niimoodi välja paistavad. Nii. Istutusauku ma midagi juurde ei pane, aga kuna vaarikal on väga piinmised juured
ja ta tegelikult hindaks seda, et tal oleks selline toitainerikkam muld, sest tegelikult ma tahaks ikkagi neid vaalikaid ka saada. Siis ma hakkan siia hoopis peale panema ja ma natukene siis õhukese kihi panen siia seda enda koduaia komposti. Et mulle meeldib seda rohkemas koguses varasemalt valmis säeluda ja iga kord, kui ma siis kuskil midagi teen, siis mul on kohe võtta. Nii et panen siia peale õhukese kihi komposti ja eks seda siin koos selle multsikihiga ma hakkan ka pidevalt uuendama ja siis ma saan ka kohe ära panna siia selle multsi. Et kui nüüd peaks siin olema keegi, kes arvab, et ta hakkab idanema ja siin kasvama, siis ei, see jääb siin nüüd ära. Et ma olen väga palju nagu lugedes need erinevaid permakultuuriaednike materjale ja vaadanud videoid. See kõik tegelikult tundub nagu ülimalt loogiline ja sümpaatne ja see on ka see, kuidas loodus ise toimib. Ja see on nagu hästi selline, minu jaoks on see hästi kaasahaarav. Aga üks asi on jah, mida ma tunnen, et ma ei suuda leppida, on see lõika ja pilla selles mõttes, et seal on ikkagi see umbrohi. Et võib-olla maakodus ja et seal mul on ruumi katsetada. Linnas hakkab mul see pindala vaikselt nagu otsa saama. Et siis seal võib-olla proovida seda, et kuidas ma seda talun ja kuidas see minu ilumeel vastu peab, aga linnas ma tunnen, et ma pean siin ikkagi pisut teistmoodi toimetama, ehk et see ongi siin, see nurk ka on minu püüdlus nagu sellist kompromissi leida nende kahe vahel. Nii, ja nagu ikka siis multsi ei panda vastu taime, tüvesi, varsi ja kasvavat osa. Eks ole. Ja mults panna alati paksu kihina, sest muidu ei tööta. See ilu pärast ei ole mõtet seda lepakoorepuru siia laiali jaotada. Nii, ja ega muud ei olegi. Nüüd 9 tükki veel ja siis jääme siin õitsemist ootama, sest ma tegelikult näen. Siin on eelmine aasta juba ette valmistatud kõik ilusad õienupud ka. Ja kimalased on ka juba kohal, valmis tööle hakkama kohe, kui see vaarikas peaks nüüd õitsema hakkama. Ja muidugi kasmine. Ja praegu muidugi veel lumesulamisveest on see maa hästi märg ja niiske. Aga selleks, et siis see vesi viiks selle mulla ilusti juurtega tihedalt kokku, saaks ilusti juurduma hakata, siis loomulikult kastame ka. Ja nüüd on valmis 9 tükki veel ja siis hakkame õitsemist ja vilju ootama.